Tere tulemast uuel neljapäeval taas vaatama ja kuulama meie Petrolheadsi podcasti. Täname loomulikult meie koostööpartnereid Balterit ja Glassdrive'i ja siinkohal ongi paslik meelde tuletada, et on aeg oma talvereffid välja või tähendab suvereffid talvereffide vastu vahetada, nii et www.balter.ee minge vaadake omal uued reffid valmis ja loomulikult on ju hea ka talvele vastu minna uue esiklaasiga, nii et pöörduge ka Glassdrive'i poole. Täpselt nii ja täna on meil taas külas siis Erki Kahro, kellega räägime siis motocrossi ja supercrossi erinevustest, sest Eestisse on tulemas väga vinge supercrossi võistlus sügisel novembris. Ja räägime natukene muidugi ka eelarvetest, tehnikast ja väga suuri osa sellest saatest on ka USA versus Euroopa, nii et head vaatamist. No tere taas, Erki! Jälle siin sama laua taga. Täna räägime natuke rohkem siis võib-olla sellest tänapäevasest asjast, aga mõtlesin, et alustaks kohe hea küsimusega, et üldse siin võib läbivalt tulla minu poolt selliseid natuke rumalamaid küsimusi, sest ma ei ole väga asjaga võib-olla nii kursis. Aga räägi mulle sellest, neid krosse on motorcross, supercross, enduro, siis on mingi kestvuscross, neid on nii palju. Kas sa saad kuidagi nagu lihtsamalt teha sihukesele minusugusele selgeks, mis vahe neil on? No motocross, ma ikkagi ütleks, et see on selline nagu nii-öelda OG või originaal on ju, et see on, ma ei tea, maastiku pinnase peal, siis rada mööda sõitmine on ju, kiiruse peale on ju. Aga sealt on välja arenenud minu arust nagu erinevad asjad on ju, et seal on, kui me räägime supercrossist, siis see on nagu võib-olla selline, kui me maailma mõistes vaatame, siis see on nagu kõige vaatemängulisem, esiteks ta on staadionite või sisehallide või nagu kokku surutud alal, aga ikkagi põhimõte on nagu sama, et viiakse pinnas sisse ja nüüd tehakse rada valmis, mis veel supercrossi eristab, et seal on palju teravamad hüpped ja siis teine asi, et seal ei ole hüpped seest nagu täidetud, vaid sul on nagu teravad nukid ja vahed on tühjad, et sa pead nagu väga oskuslikult siis nagu ajastama neid. Et tal ei ole mitte selline nagu trapets. Platoo öeldakse selle kohta on ju, et sul on keskelt täidetud, et sa võid proovida, et hüppad poole peale ja siis tajud nagu seda kiirust, mis sul ülehüppamis vaja on, ja siis hüppad maandumise peale, nagu supercrossis on näiteks, ma ei tea, 3 sellist mingite vahedega teravikku ja siis kuidas keegi julgeb, kes hüppab 2 korraga üle, kes hüppab 3 tükki korraga üle, et sealt tekib see kiiruse vahe, et see on hästi nagu mentaalselt see, supercrossis ohufaktor kindlasti on palju suurem, on ju. Et need hüpped, need nagu, kui sa ei hüppa piisavalt üle, siis ilmselt on kukkumine. Aga kas radadel on ka oma kõigil mingisugune reegel, et kui pikk ta peab minimaalselt olema, kui lai ta peab olema, kui palju hüppeid, kui palju, ma ei tea, sirgeid, kas see on kuidagi reglementeeritud? Rahvusvahelise tasandil kindlasti nagu mingi MM-id ja neil on kindlasti mingi nagu ma ei ütle, et need on mingi täpselt meetri pealt, kui pikk see rada olema peab, aga kindlasti on mingi nagu vahemik. Kui pikk on klassikaline motocrossi rada tavaliselt? Ma oleks pakkuda mingi 1,5 kuni 2 sinna vahemikku, ma arvan mingi 1,8 on niuke suht tavaline. Ja kui sa oled pealtvaataja, siis vahepeal kaavad nad sinna kuhugi nagu kurvi taha ära ja siis nad ilmuvad kuskilt teisest kohast jälle välja, et sa ei näe kõike nagu alati korraga. Parimatel radadel näiteks Eestis on Lange motokeskus, seal on näiteks siuke rada, et on niimoodi oru sisse pooleldi ehitatud, et sa näed kogu rada. Ja Prantsusmaal näiteks on väga palju mägedest tehtud sellised, et sul on nagu ühe mäe külje peal rada ja vastas on siis vaatajate mäe külg on ju. Aga suures pildis supercrossi mõte on jah see, et kui sa näiteks USAs vaatad, siis see on staadionite peal on ju. Inimene näeb kõike ja teine, mis seal võidusõitu nagu ägedamaks teeb, on see, et sinna ei mahu ju mingit suurt laia rada, et see on kitsas. Seal ääres on teinapakid, et sa ei läheks vastas suunda umbes on ju, et see muudab selle õlg-õla kõrval sõitmise veel intensiivsemaks, et see on nagu ekstra agressiivne ja ekstra intensiivne üldse vorm nagu võidusõidust, kui me supercrossist räägime. Ja radade, see, et motocrossist sa ütlesid eelmises episoodis, et on 40 sõitjad korraga stardis. See on siis see maksimum, mis lubatakse. Aga palju supercrossis lubatakse? No kõige suuremas supercross selles USA-s, seal on siis 22 sõitjat nagu korraga puud, aga oli kogu aeg 20, nüüd mingi paar aastat tagasi äkki läks 22 peale. Et sinna lihtsalt ma arvan ei mahugi ka rohkem, nagu et see mingist hetkest nagu läheb otlikusse, kuna ring on ise ju lühem ka. Kui me räägime motocrossist, seal tavaliselt on sinna 2 minuti alla nagu ringi aeg, mõnedel radadel isegi üle 2 minuti, aga supercross, no USA-s on äkki mingi 40 sekundit kuni minut ringi aeg, mõnikord arva minuti peale. Aga siin väiksemad mingi Euroopa supercrossid või näiteks üks Vormomööl Arena Cross, mis on lihtsalt veel väiksem nagu supercrossist on ju, et seal on isegi siuke 20 kuni mõnel ajal on 30 sekki ringi aeg, et siis seal lihtsalt nagu esimesed teevad liiga kiiresti juba teistele ringiga ja seal nagu ei mahugi rohkem panema neid sõitid siin. Mis siis see enduro veel on? Ja kestvuscross? No kestvuscross on nagu, nad on nagu ma ütleks, et
pikemad, nad on omamoodi nagu rasked füüsiliselt välja kutsuvad, on ju, aga üldiselt ma ütleks, et see intensiivsus ja nagu niisugune agressiivsus nagu läheb järjest, nagu mida pikem on sõit, on ju, seda supercross ongi natuke nagu sprint, on ju, ja siis on motocross ja siis kestvuscross on veel pikem, et see nagu intensiivsus ja see agressiivsus natuke langeb. Aga kestvuscross sõidetakse siis samadel radadel, mis motocross või? Tavaliselt tehakse natuke pikem ring, sest sul mingid minut 45 ringi nagu seal 2 tundi sõita, see on nagu, et tehakse nagu rajale mingeid lõike juurde, vahepeal äkki käib kuskil metsas või midagi, et nagu pikem versioon crossi rajast, et muidu sul lihtsalt seda, ma ei tea, crossi rada 2 tundi sõita, sul hakkab nagu pearingi käima, et see kui motocross oli, sa ütlesid vist 18 minutit sõit. Noortel on 18, ja täiskasvanutel 25 kuni 35 olenevalt sarjast. Okei, siis supercrossi sõit? Tippsarjas on seal mingisugune 20 minutit täiskasvanutel profiklassis ja ütleme mingites sarjas isegi 15 minutit või see natuke oleneb ka vaata, mida lühem on sul ring, et seal ju seda pinnast ei jaksa lõpmatuseni sisse vedada, et seal on tihtipeale niisugune probleem, et kui sa sõit nüüd nagu meeletult pikaks saada, siis skaabitakse pinnas nagu täiesti nagu selle alumise vineeri või nagu plaadini välja, et see seal ei ole lihtsalt nagu nii palju seda nagu pinnast, et seal tihtipeale ka sellest ei saa nagu mingit lõputult pikka sõitu teha. Ja noh, sama asi ka, et nagu kestvusega ma ütlesin, et supercrossi ring on veel lühem, et seal nagu 35 minutit ja see intensiivsus ka, mis sul supercross on, see ei kesta äragi seda, et see peab nagu väga terav ja noh, sprinterlik olema seal. Ja siis nüüd see enduro, mille kohta Janne küsis? Ja, no enduros on veel, eks ju, seal on no natukene nagu nii krossimees, et ma kõike nüansse täpselt endurost ei tea. Rohkem kui mina kindlasti. aga enduros on ju veel see, et seal starditakse eraldi, on ju. Aga ta on ka raja peal või? Ta on hästi pika ala peal, ta käib vahepeal ju tee pealt läbi, on ju, see on ikkagi mingi see on nagu autoralli siis, eks ole, seal on nagu katsed põhimõtteliselt. Jaa, katsed täpselt. Et siis on mingi põllu osa, siis on seal mingi ekstriim osa, kus nad mingite palkide ja mingite euroaluste siis on ka vist crossi raja osad seal, eks ole, kus sõidetaksegi klassikalisel crossi rajal aja peale. Ongi. Ja siis katsete peale kokku nagu, aga ma ei tea, ma ikkagi iseloomustaks nii, et seal samamoodi see nagu mida pikem on sõit, seda natukene see rahulikumaks see agressioon ja intensiivsus kõik läheb, et aga mis ei tähendaks, et seal nagu enduro tipus on ka nagu megamehed, et seal ikka nii oskuslikud on ja lihtsalt neil seda niimoodi nagu rammimist ja õlg õla kõrval võrdes motocrossiga nagu ei ole, on ju, et oled sa mõnda nendest aladest ise proovinud, nendest supercrossist või endurost või sellest kestusest või? Supercrossist ma nüüd päris USA-s nagu supercrossi ei ole sõitnud, küll seal radadel trennides olen käinud proovimas seda, see on päris karm, see on nagu väga hullud hüpped on. Aga ma kunagi kui ma Inglismaal nagu nii-öelda profikarjääri tegin, siis ma sõitsin ühe talve, sõitsin Inglismaal, oli selline nagu Arena Crossi sari. Ehk siis vist oli 6 või 7 etappi üle Inglismaa, siis terve talve see kestis ja viimane lõppes selle Wembley väiksema areena peal nagu, et see oli küll hullult äge kogemus. Sõit oli nii agressiivne, et iga kord tulid mingi, keegi oli kurvis, sõdud nukid olid kuskilt paistes ja ma ei tea, nagu see oli sul möll, rada hästi väike, hullult agressiivne. Seal oli veel mingi mehe vastu sõit, mis minu arust tuleb ka näiteks Tallinna supercrossil. Et see on niisugune, et noh, sul on 1 või 2 ringi ja siis sul on vaja nagu ikka rammida enda see võit sealt välja, et see on nagu jah, see ütleme, see super ja Arena Cross, need on nagu üliagressiivne ja intensiivne vorm nagu motocrossis, see on kõik kokku surutud, ta on lühem, ta on nagu jah, selline väga vaatemänguline ja kuri versioon. Et äge nagu. Aga kui nende tsikleid vaadata, siis peale vaadates on nad väga sarnased. Aga kas need, kui palju neil siis neid tegelikult erinevusi on? Kui me võtame näiteks selle sama 450 klassi ehk MX, GP, MX1 klassi tsikli, kas sa supercrossis või siis kestvuscrossis või on ta väga sarnane? Ma ütleks jälle niimoodi, et kui sa vaatad kõige paremini oskan supercross versus motocross, on ju, et pealt vaadates, ega sa, kui meil on üks maailma tippsõitja, ütleme Jet Lawrence on ju, siis tema tsiklit sa aru ei saa peale vaadates, et see nüüd erinev on, et ta on ikkagi crossi tsikkel. Aga kui sa võtad amordiseadistused või seal tsiklitega saab nagu väga detailidesse minna, et sa võid seal, ma ei tea, kaelanurka profidel muudetakse näiteks, et sa tahad, et jälle väiksem radas tahad, et ta paremini keeraks, tuuakse näiteks ratast rohkem kõhu alla või välikrossis on sul stabiilsemad tsiklit vaja, venitakse pikemaks, on ju, või seal nagu profi tasemel ikka nagu tehakse väga intensiivset tööd ja no nad erinevadki, sest mida karmimad need hüpped on, mida agressiivne sõit on, seda jäigem peab tsikkel olema. Et ma ütleks, et supercrossi nagu tsikkel on amortide poolest hästi jäik. Ta nagu, noh, ta on ikka, kui sa koha peal nagu seda katsuks, sa ei usuks, et nii jäikad amortiga tsiklitega sõidaks, nad on kivikõvad. Siis cross, kus on suuremad kiirused, natuke rahulikum rada läheb natuke pehmemaks.
ta peab nagu suutma seal suurelt kiirust need väiksed augud ka ära lugeda, on ju, superkrossis sihukest asja ei ole, sest kiirust ei ole suured. Ja siis kestvuskross ja nii edasi, siis lähebki nagu natukene nagu võiks öelda, et nagu pehmemaks see seadistus nagu. Et kross on ka veel, kui ma läheks metsa sõitma, siis ma kindlasti nagu oma krossi amordiga olen seal palju aeglasem kui mingi väga hästi ära timmitud pehmema enduro amordiga, sest see minu tsikkel ei ole mõeldud juurikaid sealt väikseid asju ära võtma, ta on ikkagi mõeldud nagu sihuke rammimiseks hüpetesse sisse, kaugel hüppamised, et mida nagu nikerdamiseks ja rahulikumaks see sõit läheb, seda pehmemat amorti on ka vaja, et superkrossis on nagu jah, väga jäigad ja kivikõvad tsiklid meestel. Okay. Nii et, aga sina nüüd lähed 14-15 november sõitma Tallinnas toimuvale supercrossile. Et kas sul on selleks siis nagu eraldi tsikkel lausa või siis sa oma praegusele tsiklile paned ülijäigad amordid alla või noh, kas sa ehitad ümber siis seda selle jaoks? No, me oleme sellised semi-professionaalid Eestis, me kindlasti ei hakka mingit hullu muudatust nüüd siin, meil nagu ei ole mingit tehast taga nagu USA-s seal, et neil on juppe riiulid täis ja muudkui muuda neid asju, aga kindlasti natuke oleneb sellest, et kui ma üritan kindlasti ka teada, kui hull see rada seal tuleb. Superkrossi on võimalik ehitada, see kõik need, ütleme, põhiasi, mis superkrossi, kui järsud need siis need hüppenukid on, et kui sa sinna täiega sisse lendad, et tavaamort võib sul seal läbi lüüa lihtsalt, et ta läheb nagu liiga pehmesti nagu lööb sisse, et siis ta lööb sind kinni, et ma arvan, et amort jäigemaks, kui on väga, ütleme, hull rada, siis tasuks nagu isegi teha amordid natuke seest ringi, aga üldiselt ma olen mingid superkrossi siin Soomes kunagi käinud sõitmas, et siis põhimõtteliselt meil on siuksed nagu klikkerid amordi peal, et sa saad siis seda nagu nii-öelda õlilaskuse klappi nagu kinni keerata ja seda jäigemaks nad lähevad, et mõnikord siuksel euroopalikul rahulikumal superkrossi rajal aitab seega, et sa keerad lihtsalt kõik enda amordid nii kinnisesse asendisse kui võimalik, et nii jäigaks kui saab. Et seal pean natuke eeldada tegema, et kui palju seal nagu neid mingid lained ja hüpped, kui hullud need seal tulevad. Aga kas sa käid enne seda võistlust praegu siis sätid oma tsikli ümber, kas sa lähed siis harjutad ka kuskil või kus sa seda üldse teha saad? Kus spetsiifilisemat asja? Ja no Eestis ütleme sellist päris nagu superkrossi rada, egas ma nagu, kui me vaatame, kes siin sõitma tulevad, ei ole ka nagu, me ei saa võrrelda seda USA-s mingi superkrossi rajaga, et ilmselgelt ma ei tea, siin on ikkagi nagu Eesti ala on ka väiksem, aga Adrenaliin Arena on meil siuke koht, kus tegelikult saab ju sees sõita ja ta kindlasti ei ole nagu täis superkrossi rada, selles mõttes seal ju peab ka saama harrastaja käia sõitmas, et kui me teeme sinna päris superkrossi raja, siis Eesti profidki on niimoodi, et kas seal kõik hüppad ja teed, et ta on rahulikum versioon sellest, aga lihtsalt see kurvitamine, tihedamini hüpped, rohkem kokku surutud, seda ikka seal saab proovida, et kui see lahti on, siis kindlasti seal mingid treenid teeks nagu ette. Okei, ikka lähed harjutad nagu ja muidugi, ja ma ütlen, et see siinseks superkrossi kindlasti need muudatused ei ole nagu nii kardinaalsed, et peaks nüüd nagu täitsa eraldi superkrossi rajale ja nüüd hullult nagu, aga jah, vanema sõitjana sa ikkagi juba tajud ja oled mõnel krossil käinud ka, et sa enam nagu tead, mida sa tsiklilt tahad ja siis sa adapteerud sellele, mis sul vastavalt siis rajal on, et me saame ju päeva jooksul, kui meil on treening, me saame pärast natukene muuta, et sa ei saa sisu nagu muuta amordil, aga nende klikkeritega me saame. Seda siis sellepärast, et sa oled juba nii-öelda tehnilises oma tsikli ette näidanud või? Ei, amorte võid muuta ka peale tehnilist, selles mõttes, et sa ei või neid nagu ringi teha vist, ma ei tea. Teise vastu ei või vahetada? Ma ei tea seda kusjuures, aga ma arvaks, et isegi võid. Amorte ma arvan, et võib vahetada, aga no võistluspäeval üldiselt ikkagi nagu päris täiesti kardinaalselt nagu sisu ei muuda, et sa pigem muudad nagu, meil on see fine tuning nii-öelda nende amort, me saame muuta, kui jäigalt ta siis sisse läheb, ja seda saame muuta, et kui kiiresti tagasi välja tuleb. Ehk siis superkross sa tahad võimalikult aeglaselt sisse ja võimalikult aeglaselt tagasi. Krossis sa tahad rohkem, et ta oleks nagu lugevam nagu väikestele aukudele. Ta eks suht detaili nüüd, aga ei, väga hea. Ei, väga huvitav on, jah. Et ütleme, see amordimaailm ongi isegi, ma olen täna seda üle 20 aastaste karjääri teinud ja ikkagi vahepeal avastad mingeid uusi asju ja pidevalt muutub see ka, et sa oledki, su enda sõidustil juba natuke muutub aja jooksul või midagi, et see kogu aeg nagu rajalt rajale ka, ega Eestis ka peavad ikkagi nagu amorte keerama ja settima, et see on üks, ma arvan, suur oskus ka krossi sõita, et kes kuidas enda tsiklit nagu seadistada oskab. Aga mida sa üldse siis nagu sellest Unibet Arenal toimuvast üritusest nagu ootad või loodad või püüdma lähed või kuidas sa seda konkurentsi näiteks hindad, mis siin kohale tuleb? Oli seal ka ju täitsa USA lipuga mehi? Jaa, no ma arvan, et esiteks suur kiitus korraldajatele, sest et selline asi ette võtta
on ülikõva sõna. Ma arvan, et iga krossimees või kes kunagi seal Unibet Arenal käinud on, siis on see mõte korraks peast läbi käinud, et aga mis, kui siin teeks nagu selle, et kas siin saaks, kas see on kogu aeg nagu krossi maailmas, isegi kui see veel Saku Suurväli, et sa alati seda väikest sidinat oli alati, et huvitav, kas sinna mahuks rada, mis seal on ju, et nüüd lõpuks see on nagu reaalsus ja sinna sõitma minek kindlasti nagu sõitjate poolest nagu enda panus ka nagu et seda motokrossi nagu populariseerida, et ma arvan, et selle ürituse nagu kõige suurem nagu mõju või nagu sihuke kasukoht krossil ongi see, et see Tallinna südames on ju, et see kõik palju ta võiks nagu krossi pilti tuua, esile tuua ja populariseerida. Et see on nagu kõige suurem asi. Ja ma arvan, et kuna ma pole nagu profi superkross sõita, siis ma lähen suht avatud meelega sinna, et tuleb hästi terav olla. Seal on ka ju lühikesed kiired sõidud, on ju head stardid, et lähen annan enda parima ja ma arvan, et tulemus tuleb, mis tuleb, et see on ikkagi ju nagu show event, et see ei ole mingi pikk sari nüüd, et kus sa hullult hakkad nagu planeerima, et nüüd et sa ikkagi lähed sinna ja kõige tähtsam on, et krossi sõidus on ka, ma olen karjääri jooksul õppinud, et see peab nagu fun ka olema, et kui sa üle hakkad forsseerima ja mõtlema, siis see sujuvus ja voolavus kaob ära. No kes on need kõvemad nimed, kes sinna nüüd tulevad, keda sa nagu pead sellisteks potentsiaalseteks võidumeesteks seal? No, kellele tuleb pilk peale panna? No ma ise julgeks öelda, et ka Eesti mehed. Meil on Eestis üldse praegu, ma ütlen, käisid omal motokrossil on head ajad, selles mõttes, et isegi MX1, et meil on olukord, kus vanem generatsioon pole eest ära läinud. Uuem on hooga peale tulnud, nooremaid on peale tulnud ja meil on ülikava tase praegu Eesti motokrossis. Seda on nagu terve see hooaeg ka Eestikatel näidanud. Et kindlasti Eesti mehed, Gert Kristinov on seal, seal on Kaarel Tilk minust on, ma ise olen, ma nüüd kõiki täpselt ei tea, kes sinna juba kirja ja keda korraldajad nagu välja kuulutanud on, aga välismaalt tuleb, USAst tuleb Anton Nordström, kes on siis selles kõige kõvemas maailma superkrossi sarjas nagu finaalidesse pääsenud, et seal USAs on ju, et tema on üks kindlasti selline, siis kellega ma ise varem olen koos võidu sõitnud Soome superkrossil, näiteks Hispaaniast tuleb Jan Gross, tema on kindlasti selline, et kellel tasub nagu pilku peale hoida. No ma arvan, et see tase tuleb hea. Me ei saa kindlasti võrreldada nüüd selle USA superkrossiga, aga et superkross oleks põnev, seal on tähtsad, oleks palju võrdseid mehi, mitte nüüd, et meil oleks üks mingisugune superstar, et see vaatemängulisus tulebki sellest, et meil oleks Eesti mehed versus nagu mingid Euroopa sellised superkrossi spetsialistid, et kui me nüüd ma arvan, et see on niisugune, tuleb suht ideaalne kombinatsioon, et see rada ei tule ka üle võlli keeruline, sest Eesti mehed saavad ka nagu ikkagi hästi selle ajaga hakkama, siis tuleb see äge võidusõit. Et ma arvan, et need kaks nime välismaalt ja Eesti meestel. Et ma arvan, et rahvale võiks ka nagu see äge olla just, et seal ongi võiks olla nagu väike Eesti versus muu maailm ka, et omadele meestele kaasa elada ja ma arvan, krossi meestele võib-olla no kui me näiteks vaatame mingit kossumänge, mis Unibet Arenal, krossis nagu vaata rahvas välikrossis vajub nagu natuke laiali, aga seal ma arvan, krossi sõita saab kõva elamuse just sellest ka nagu, et sul on nagu rahvas lähedal, superkross sõitjad USA-s alati räägivad, et sa tunned seal nagu seda rahva kaasa elamist ja see iga asi, et sa mõnikord juhid, aga selja taga juhtub midagi, kogu rahvast on ju, et see, ma arvan, et seal Unibet Arenal võib see nagu sõitjatele räige elamuse ka anda nagu, sest ma olen ise, kui ma Inglismaal sõitsin seda arenakrossi või Soomes olen käinud võistlemas, siis sõitjana see kõik on kuidagi sul nii näos kinni või see on nagu täiesti teine elamus, et ma arvan, nii rahvale on see nagu lähedal toodud ja sõitjale samamoodi, et see on kõik nagu kokku pressitud ja pakitud, et see annab hullu siukse emotsiooni laeng. Eestlane muidugi teada ei anna oma emotsiooni väga välja, et istub seal vaikselt vaatab, et jah, aga ma loodaks ise, et kui ikka Unibet Arenal me need tsiklid piirajasse seal laseme, siis rahval tõmbab suu kõrvuni ja elavad kaasa ka. Palju on, kas nüüd jälle küsin, et see superklassis palju seal neid klasse on, palju on oodata sinna nagu neid osalejaid? Minu teadmiste juures see on üks klass, see on open klass ja sinna kogutakse kõige paremad sõitjad ja see on nagu üks põhiklass, et see on nagu lihtne jälgida, et see ei pea nagu äkki lastel see särtsukate demosõit. See oleks päris lahe. On minu arust ka seal, mis on nagu üliving, et seal vist sarja parimad nagu äkki kuidagi võetakse ja siis nad saavad seal nagu demosõidu teha, mis on sama, et kui see tuleb nagu väljaspoolt meie sportirahvast, siis nad näevad ka, et sellel spordil on nagu see sisseastumislevel ka olemas, et tuled lapsega on ju, et saad sõita, et ma arvan, et see üleüldiselt selline promo mõttes on ülivinge asi, mis tuleb. Kuidas see sisseastumine täna üldse on nagu, et kuidas alustada, kui tahad alustada siis motokrossiga või tegelikult võib ka superkrossiga olla, et sama algus ilmselt ma eeldan. Jaa, ma soovitaks alustada motokrossiga. Superkross tuleb hästi palju hiljem, aga ma arvan, täna ongi nagu see
särtsukate sari, et see on selline uus asi, minust mõned aastad on see nüüd toimunud, seal on siis need, vaata mingi aeg said väga populaarseks need tasakaalurattad, on ju, sealt tulid need elektritasakaalurattad ja täna on see särtsuka sari nagu päris suur, minust seal käib meeletult palju inimesi võistlustel kohal. Siis teine asi, mis võib-olla selle elektrikaga, kuidas nagu tulla, on ju, et see on esiteks seide häält, et varem, kui mina noor olin, siis võisid hoovis ka selle tsikli käima panna ja ma sõitsin seal murulapi pealt, et sellel ajal naabreid ei häirinud keegi, tänapäeval on teistmoodi see elu läinud, on ju, et aga elektrikaga saab aias laps sõita, on ju, et minu arust see on nagu meie spordile väga palju juurde andnud, et on tulnud uusi nägusid, uusi inimesi, kes on oma lastel need särtsukad ostnud ja see on nagu hea lihtne viis tegelikult selle spordialaga liituda või proovida, mis see endast kujutab. Ja sisuliselt osta siis tasakaalurata siis jalgu 2-aastaselt või ma ei tea, mis vanalt nad on ja siis pärast juba särtsuka peale. Jah, ja siis krossi inimeste kindlasti või inimest, kes selle ala pärast südant valutavad, loodame, et aja jooksul kujuneb see hea nagu lehter ka sinna, et kuidas nad siis sinna motokrossi sealt särtsukatest üle tulevad, et kui üks see aeg saab nagu läbi, et siis 50 cc, millest me eelmises osas rääkisime, siis et kuidas nad jõuaksidki siis selle spordini, on ju. Aga kas nad ei ole samal võistlusel või, need särtsukad? Need on praegu eraldi võistlusel, jah. Aga neil on mingid minust demo asju on tehtud, et nad on mõnikord, kui on Eestis minust, kui oli äkki juunioride krossi see Euroopakad, siis neil oli seal väike demo sõit, on ju, ja siis nüüd tulevad sinna, et minust see on ka nagu lastele, et kui sa noorena saad mingi täis Unibet Arena ja siis seal minna oma selliste staaridega. Mõtle, et see on nagu väga vinge, on ju. Et, aga siis teeb jah raskemaks natuke, kui ta eraldi. Ma just mõtlesingi, et ta on nagu sama sarja sees, on ju, et siis lihtne, siis tundub loogiline, et sa oled see süsteemis sees. Siin on kindlasti omad plussid ja miinused, et kui sa teed nad eraldi, siis see tähendab seda, et sa saad teha hästi mõistliku pikkusega päeva. Ei, muidugi. Et lapsed alustavad seal sõitmist kell 10 hommikul ja kell 3 hakatakse medaleid juba jagama. Nad on ju väsivad nii kiiresti. Et kui sa paneks nad nagu koos selle suurte sarjadega kokku, siis see on terve nädalavahetus, eks ole, läheb ära. Ja siis see natuke oleneb sellest ka, et neil peab ikkagi oluliselt lihtsam rada olema, on ju. Et kas neil on siis see, kui nad oleks suurtega koos, siis see peab olema, kas neil on mingi stardisirge või et sa pead ju selle vahepeal ära siluma, et kui sa neid, ma ei tea, nad ei saa panna nagu meie teise sõidu näiteks rajaoludesse, on ju, kus on mingid augud, sooned, rööpad sügavad, on ju, et neil on kindlasti nagu vaja nagu lihtsustatud olusid ka. Aga rääkides sellest särtsukatest, siis väga palju muutub maailm nagu selle elektrimootori peale, on ju, et kuidas motokrossis sellega on või üldse krossis? Kas seal ei tule juba midagi sisse, et et eks ta ikka pressib igale poole. Olemas on nad ju küll. Olemas on nad küll ja selles mõttes mul isegi endal oli siin paar aastat tagasi aukäia seda Stark Varg on üks kõige võimsamaid elektrimootorrattaid, on ju. Mul oli ausalt Hispaanias testimas käia, kui nad välja tulid, mingi demopäevad olid, et siis see oli ulmemasin, see on väga võimas, on ju, see on Millega ta võrreldav siis on? Ta on ikka nagu krossi motorratas. 450. Ja. Kui sa seal saad nagu ise seda hobujõude valida, on ju, et kui sa seal nagu seal on maksimum 80 hobujõude, on ju. No, palju teil 450? Ma arvan, seal tuunitud 450 on 60 võib-olla natuke peale. Et, aga ma ütlen, selle 80 hobujõuga nagu väga ei ole midagi teha, kes on nagu nii hull relv, et ma ütlesin isegi, et see oli veits nagu siuke... No see oli ka päris hull kogemus sul raja peal, vaata sul ei ole ju pidamine ei ole selline, et see kõik nagu see 80 on, ma arvan, siuke 60 täna ongi see, ma arvan, siuke nagu maksimum, mis profidel, et no alustavatel või hobimestel kindlasti ei ole sedagi vaja, on ju, et see ju muudab, mida rohkem sul hobijõudes on nagu, ei ole enam nii sõbralik tsikkel, on ju, et ta ju tõmbab järsku ja ta on nagu võimas, on ju, et tänapäeva cross ongi natuke läinud ka, et mida sujuvam sul see tsikkel on, kuna võimsust on niikuinii nii palju neil, tehnika on ju arenenud, on ju, et siis natuke ongi selle peale läinud, et näiteks profid ka, et kui tuunitakse või arendatakse, siis pigem minnakse seda sujuvust otsima, et kui sujuvalt see jõud tuleb, on ju. Aga ma nüüd rääkisin sellest, aga ma ei mäleta enam, kus ma pidin jõudma. Elektrikatest oli juttu. Elektrikad jah, et kuidas nad sisse nagu... Ja lastel on see nagu põhiteema, see särtsuks Eestis näiteks on ju, aga meil oli just minust paar nädalat tagasi siin tuli nagu see Euroopa siis nii-öelda motocrossi MM-sari. Neil oli nagu mingi jutt pikalt, et tuleb see e-bike klass nagu, aga vist on mingitest teistest motorispordisarjadest nähtud, et see pole nii käima läinud ja just tuli otsus välja, et seda ei tule. Et täna ma arvan, et see profispordis eriti on selle natuke vara nagu, et ma olen muidugi 93 sündinud ja mul on ikka, mulle meeldib ikka see bensiinilõhn ja sisepõlemismootor on ju. Publik kaob ära tavaliselt siis, kui täiesti vaikne on, et lapsevanemana sulle väga meeldib, kui sul sõidab sellise vaiksega alguses. Saab tiirutada, saab koguda kilomeetreid lihtsalt, väga lihtne viia, paned suurema auto pagassi selle, eks ole,
lähed sõidad kuskile rajale, lased tal tund aega sõita, sellega aku saab tühjaks, pakid kokku, tuled ära, paned lihtsalt laadima, ei midagi rohkemat. Seal õhufiltreid vahetada, just, võib-olla lased voolikuga üle lihtsalt. Aga kas Virtsus või kus alal see ju kadus ka ära see VRX ehk siis rallikrossil autodel oli see, et nad olid korraks mindi täiselektri peale, siis avastati, et keegi ei tule vaatama, siis lubati sisepõlemismootorid ja täiselekter, aga sisepõlemismootoritega autod tehti nii raskeks, nagu on elektriautod, mis tähendas seda, et siis hakkasid sisepõlemismootoriga autod saama eelkõige startides pähe ja seal on samamoodi nagu motokrossis. Sul lähevad koos eest ära, eks ole, siis ühel hetkel läheb see rongiks ja siis sa 5. mehena juba kaotadki nii palju, et sul ei ole mingit lootust, eks ole. Et kui sa stardist ei saa minema, elektrikas saab stardist paremini minema. Ja, see on jah, teistmoodi. Et siis juhtus see, et selle hooaja viimasel etapil oli rallikrossis 4 autot. 4. Ennem oli 34. Et ja nüüd järgmisest hooajast öeldi, et täiesti tagasi bensu peale. Aga see on see, mis sa ütlesid, et muudest aladest tuleb sisse, et... Jaa, absoluutselt. Ja ma ütlen, et ma pole ise ma ei ole nagu tundnud kunagi, et ma oleks mingi hull vastane ka, muutustega tuleb alati kaasa minna, aga võib-olla ei ole veel see aeg käes. Meie crossis oleme ühe nagu muutus läbi teinud kunagi, et vaata kunagi crossi siklid ainult 2-taktilised. Neil oli oma spetsiifiline hääl, õliga segatud bensiin ja siis kui tulid 4-taktilised, kunagi ammu olid ennem olnud, aga siis kui nagu tuli see suur üleminek nagu 4-taktilistele, ega siis ka kõik vanakooli vennad olid, et me enam crossi, see ei ole see hääl, ei ole see ja ma ei tunne enam, kas torkale on. et ma arvan, kunagi võib see aeg kätte tulla, aga täna ma arvan, sport ei ole selleks valmis, vaatajad ei ole selleks valmis ja ma arvan, et see jääbki esialgu nagu, see on äge asi, ma ütlen, et... See ei tohi jõuga tulla, see peab tulema sujuvalt ja loomiliselt, eks ole. Et täpselt see, et nagu see lastega alustad hästi lihtsast ja siis läheb edasi ja ühel päeval võib-olla on ka suurematel nagu olemas selliselt seal kõrval. Täpselt. No see uus sertsuka generatsioon võibki olla see, kes tuleb nendega siis... Võib-olla juba kõik on harjunud, vaata. Vaikuse. Ei tea, seda saab näha. Ei usu, ma arvan, et kui see ikka mootor pannakse käima, siis silmad lähevad nagu ruutu, et Nagu kunagi pannakse käima, laps hüppab eemale, siis... Tuleb varakult õpetada, et asi teeb häält ka ikka. Aga mis sinu nagu nüüd edasised plaanid on, et kui me jätame kõrvale selle ühe väikse show-võistluse, mis siin vahepeal on, et mis sul nagu plaanis on, mis su eesmärgid on? Kus sa täna sõidad? Täna põhilist Eestikad, Läti, Soome. Soomes käisin ühe korra, Lätis olen käinud. Ja siis meil on Euroopas üks väga tugev sari nagu Saksamaa on nagu ADAC MX Masters, mis on Euroopas selline, ütleme, kohalikest sarjadest selline kõige rahvusvahelisem ja kõige kõvema tasemega. Et seal on päris okeid auhinnarahad, seal on hästi paljud nädalavahetusel sõita, seal on väga kvaliteetselt ettevalmistatud, promootor on hea, et see ühel etapil käisin see aasta ka, aga ma ei tea, ma kuidagi nagu tunnen, et mul on veel see spordis nagu enda mõttes palju teha ja palju nagu anda ka, et selles mõttes täna kindlasti ma ei aja nagu taga ainult, et ma pean maailmameistriks tulema, pigem on see, et ma vaatan, kus see minu potentsiaali lagi või kus ma suudan olla ja mis tasemel ma püsin, et see on nagu omaette põnev väljakutse ja mulle endiselt nagu hullult meeldib sõita ja meeldib võistelda. Aga milline see maailma nii-öelda crossi püramiid üldse on, et mis on see kõige-kõigem, mis on see teine, mis on kolmas nii-öelda sari või tase? No põhimõtteliselt võib niimoodi ära lahterdada, et USA ja siis Euroopa on natukene nagu nii-öelda eraldi, et on meil on ju ka usakad, tippusakad, seal nagu üldiselt ei sõida tervet hooaega. See on natuke nagu eraldi sari, et USAs on oma kohalik nagu sari. See on siis see AMA. AMA, jah. Ja sinna, kuna see sari on nii suureks kasvanud, siis sinna ka juba austraallaseid jõudnud ja mõned Euroopast on ju sõidavad seal nagu profitasemel. Ja see 2 püramiidi on. Ja siis on see MM-i sari nii-öelda, mis on maailmameistriks tuleb motokrossis on ju. Et neid omavahel on väga kaua võrreldud, kes on kõvemad, see jääb, ma arvan, elu lõpuni kestma, et kumb siis kõvem on, kas sama krossimeister on kõvem või on siis see... Aga see MM on eelkõige ikkagi Euroopas? Ta on üle maailma, just oli Austraalias, Hiinas etapid, et see on hästi suur sari selles mõttes, et ta on nagu 18 etappi. Ja nad käivad Indoneesiad, Hiinad nagu... Ja nüüd võrdluseks see AMA, kui palju seal on etappe? Vaata, neil on jälle see erinevus, et neil on 2 hooaega. Talvel on neil superkrossi hooaeg. Ja siis suvel on neil motokrossi hooaeg. Samad mehed sõidavad mõlemad sarja seal või? Jah,
suures pildis olid samad mehed, et mõned üksikud vanemad sõidumehed võib-olla, kes enam ei jaksa seda tervet hooaega teha, et sõidavad näiteks ainult superkrossi, kuna see on nagu, USA-s on ikkagi superkross on see nagu nii-öelda, kuidas me eesti keeles pinnakalates, see on põhisari nagu, see on see, kus kõige suuremad rahad liiguvad, kõige rohkem fänne liigub, see on nagu see, ütleme selline nagu ultimate, nagu mingi kõige-kõigem sari on ja, aga ega MM-i mehed, kui nad saavad aastas ühel üritusel kokku ka, siis on see rahvuste motokross, kus Eesti on nagu läbi ajaloo väga häid tulemusi teinud ja me oleme alati väga pildis olnud, et eks seal sinagi seal hea tulemuse teinud. Jaa, et selles mõttes seal nad saavad korra aastas kokku, et siis vahepeal seda kutsutaksegi nagu motokrossi olümpiaks, kuna seal siis ama parimad ja motokrossi MM-sarja parimad saavad kokku ja see on alati hästi äge võistlus. See ongi nüüd 2 nädala pärast 5. oktoobril on siis võistlus USA-s seekord. Et seal nad saavad kokku ja see on alati hästi palju seda juttu, et kes on nüüd kõvem ja see on alati hästi äge sõit ka, et seal saavad kõige parem. Mis riigil seal kõige rohkem tiitleid on? Kõige rohkem on ikka USA-l minu arust. Ja Belgia peaks olema seal väga eesotsas, Belgia on läbi ajaloo väga kõva krossiriik. Praegu on 2 USA krossi valitsevad praegu 2 austraallasest venda. Nagu üks on vist 2 aastat või 3 aastat noorem vend ja nad on nagu kogu aeg 1 ja 2 nii mõlemas sarjas, nii välikrossis kui superkrossis nagu täiesti superstaarid, et tänu nendele on siis Austraalia praegu, mis eelmine aasta võitis ja see aasta on ka nagu suur soosikud. Mis nendest teeb tipumehe, mis sa arvad? No nad on igatepidi lihtsalt nii head, nad on füüsiliselt üli heas vormis, üli tugevad, üli plahvatuslikud ja ma arvan, et see kogu elu pühendumus, nad tulid ju Austraaliast kunagi kogu pere, mis kõik majad, asjad maha tulid Euroopasse, kõigepealt sõitsid siin MM-i natuke aega, siis tehti pakkumine, läksid USA-sse, et see, ma arvan, see kogu pere pühendumus sellele alale ja väiksest saati nagu väga professionaalne töö, et see ongi elu lihtsalt. See on nende kogu elu ja nad ongi jõudnud nagu kõige tippu, et nagu 2 venda nii kõvad, on varem ka tugevaid vendade paare olnud, aga nii, et nad oleks kogu aeg esimene ja teine nagu maailma kõige kõvemas sarjas, et see on päris uus nähtus nagu. Sina oled ju tegelikult mõlemas sarjas sõitnud. Jaa, ma olen elu jooksul mõlemas sarjas sõitnud ja kui neid 2 võrrelda, ma arvan, et see mõlemad on nagu väga rasked sarjad, et ega cross on nagu, kes ei tea, siis võib-olla see on nagu päris palju suurem ala, kui see võib-olla väljast paistab, et kui palju üle maailma neid harrastajaid on, kui palju seda nagu tegelikult seda massi on päris palju ja nendes sarjadesse jagub sõitjad, et USA-s, kui ma ühe korra kohal käisin, seal oli samamoodi hommikul see kvalifitseerumine, mis seal oli äkki mingi 91 või 2 sõitjat oli hommikul nagu kohale tulnud, kes kõik tahtsid põhisõitu pääseda, on ju. Et nad ju nii-öelda, kes sinna juba jõuavad, USA-sse pead ju punkte koguma, et üldse profilitsents saada, on ju. Et neid nagu, palju seal veel siis neid harrastajaid asju on ju, et mõlemad sarjad on ägedad, aga USA lihtsalt nagu kõikides alades nad oskavad see sporti natuke paremini müüa. Nad oskavad see show'd teha, nad lihtsalt kuidagi nagu, seal on see sport nagu vaata teisel tasemel. Et ma ütleks, et sõitjate taseme vahe või tiimide ei olegi nagu nii suur, siin on ka professionaalsed tiimid ja mega head sõitjad, aga lihtsalt kogu see show ja siis see üritus ise on nagu seal natuke parem, jah? Või selle müük ka, nagu kuidas see tele kõik ja see kõik on nagu seal nagu parem, jah? Aga kuidas sina sinna sattusid nii-öelda, et see oli nagu sihikindel töö, et jõuda sinna just nimelt USA-sse välja või kuidagi kukkus nii-öelda nagu sülle selline võimalus minna või kuidas see välja näeb üldse, et Euroopas ma kujutaks ise ette, et kui sa oled piisavalt palju kuskil midagi sõitnud ja võitnud, siis ühel päeval sa teed lihtsalt otsuse, et ma nüüd tahan sõita MM-ile. Järgmise tasemele. Just, teed selle otsuse, ostad endale suurema krossibussi, eks ole, ja uuendad oma tsikli ära, äkki saad mingi partnerluse, eks ole, ja siis sa lihtsalt paned kirja ennast ja lähed, on ju. USA-sse ma kahtlustan, et see päris nii lihtne ei ole. Ei ole, jah. See ma arvan tuli kuidagi sellest, et mul noorena õnnestus kunagi konkurendi Gerd Kristino, kes on minust paar aastat vanem, tema läks USA-sse laagrisse, siis õnnestus temaga kaasa saada sinna. Et läksime samal ajal, tema juba teadis, kuhu minna, kelle juures elada, said tuttavad ees, on ju. Et siis käisin seal laagris, siis kuidagi see kogu USA see skeene ja kõik mulle hullult meeldis, hästi ägedad rajad, on ju. Korra küsin see vahele, laagrist siis see oli... Treeninglaager. Krossi treeninglaager, jah. Et me olime siis äkki... See on siis mingi selline asi, kuhu saad nii-öelda tasu eest lihtsalt minna. No ütleme, krossimehed ikka ise organivad selle üldiselt. Kutsutakse siis ja siis sa vaatad, kas sul on see võimalik, kui on siis... Tegelikult isegi, jah, ma ei tea, sellel hetkel nagu kuidagi tuli jutuks Gerdiga, et temal on plaanis minna, on ju. Ja siis ma olin suht noor, sellel ma polnud väga palju välislaagrites käinud, et siis ma läksin tema kaasa, kuna tal oli selle asi juba tuttavam, teadis, kus seal rajad on ju, kõik asjad. Et sealt kuidagi mul jäi see USA nagu hullult nagu meelde ja ma olin seal hiljem käisin mitu korda veel laagris.
see on lihtsalt, vaata Californias oli ilm kuidagi on väga stabiilne, sa saad seal väga palju nagu sõidutunde asju laadida. Et Euroopas talvel on võib-olla saab ka Hispaanias või kuskil käiakse laagrites, aga kuidagi sellel ajal oli see USA nagu popp. Täna võib-olla isegi rohkem on Euroopas tehakse need talvelaagrid nagu, kes ikkagi motocrossi sõidavad. Aga siis kuidagi sealt jäi see meelde, et seal on see kogu asi nii äge. See oli siuke väike unistus ka alati, et nagu mina nagu kasvasin üles, ma ikkagi alati jälgisin rohkem seda USA krossi, neid USA staare ja muidugi vaatasin MM-i ka. Mul andsid kasseti kätte, vaatasin kõike, aga kuidagi USA jah, need sõitjad ja kõik seal nagu oligi neid staare ja selliseid nagu kuidagi nad oskavad ehitada neid karaktereid ja staare seal. Ja siis ühel hetkel, kui ma siin kodus piisavalt heaks sain, tekkisid mingid toetajad, mingid head sponsorid, kes siis olid nõus aitama tehnikaga ja lennupiletite asjadega, et siis mingi hetk avanes võimalust, ma proovisin nii MM-i kui siis USA sarja. Et vaatasingi, kus ma seal tasemega olen, sai nagu, selles mõttes sai nagu tagasisidet ka, et kui sa käid kõval võistluses, sa saad nagu aru, et kus sul on vaja paremaks saada. Kui sa siin kodus, ma tulin MX2 Eesti mees, kui ma ainult siin võistlen, siis võib ju nagu mugavustsooni sattuda, et sa, aga seal sa näed, et mingi vend on must 5 sekundit ringi peale kiirem, et okei, et noh, siis paps või treener või kes sul iganes on, vaatab ka, et okei, ta tegi seda teistmoodi kui sina, on ju. Ja tulime koju tagasi, iga kord meil oli nagu väga palju asju, millega olla nagu tööd teha pärast, et jah, treenida on väga hea endast parem, aga nagu pingutad ise ka rohkem palju. Aga see nägi siis välja niimoodi, et sa lendasid võistluse ajaks sinna kohale mõned päevad ennem või sa juba nagu mingi aja elasid seal siis? Ma olen vist kaks korda käinud, ühe reisi jooksul tegin siis näiteks 3 etappi, on ju. Et ikkagi meil olid eestlastest tuttavad seal ees, kellelt me saime siis krossi bussi rentida ja siis tuli sealt koha pealt, kas tsikkel osta või siis me oleme isegi kunagi mootorkaenlas niimoodi pakitud puukasti sisse vineerid ja tehtud ise kast, on ju. Mootor õlist tühjaks ja sinna sisse ja lennukiga kaasa ja mordid kotis ja me oleme ikka reisinud niimoodi. Niimoodi lausa või? Kus sa paned selle, võtad sülle omale selle? See on vineerikasti sees ja sa annad alla ära nagu. Ülekaaluline pagas. Ja nii pea, mul on olnud palju kogemusi, kus nii pea, kui sa mainid nagu sellele, lennujaamas seal laua taga istuva naisele, kes ilmselt ei tea motocross mitte midagi, et sul on engine, ehk siis mootor seal kasti sees, on ju. Siis kutsutakse juba lisainimesi ja kas see on ikka tühi õlist ja mis toimub, on ju. Aga üldiselt, kui sa nagu lased ta tühjaks ja tegelikult on nagu, on lubatud kaasa vedada küll. Amorte on mul väga palju kohvris olnud. Aga miks sa kaasa võtad? Vaata, amordid näiteks on selline asi, mis on nagu personaliseeritud, sul on sinu järgi, et saad ise need välja. Sinu kaalu järgi, eks. Sinu kaalu järgi ja saad ise testinud need settingud endale. Aga mootor? Selle ju võiks mootor on näiteks, ma ei tea, kes on tuunitud mootor näiteks, on ju, et see on võimsam, kui sa sealt ostad poest, siis ta ei ole nagu sinu see... Marketplace lahti ja. Et selles suhtes hea, aga oleme ka niimoodi käinud seal, et kui mind näiteks ühe korra kutsuti sinna üks, kelle juures ma olin ühe korra treeninglaagris seal olnud, tema käest rentisin nagu tsikleid ja siis ta ütles ühe korra, et kuule, et ma viin sind 2 etapile, et sul on praegu seal, näiteks ma olen Austraalias, et sul on praegu hästi läinud Austraalias, et tule sõida 2 etappi, et ma teen sulle nii-öelda nagu, tule sõida minu tiimi alt. See oli nüüd USA või Austraalia? USAs, Austraalias olin, aga siis sealt liikus USA-sse. Et siis näiteks oligi lihtsalt täiesti standardtsikkel, lihtsalt nagu põhimõtteliselt sama, mis sa poeletilt saad. Aga crossis minu arust ongi nagu kõige parem see, mis mulle meeldib, et see on ikka mehest nii palju kinni. Et jah, maailma tippudel on muidugi paremad ja rohkem personaliseeritud tsiklid kui näiteks mul või mõnel madalama tasemega sõitel, aga 90% pluss loeb ikka mehest seal. Et seal on nagu oskused ja su füüsiline kõik loeb nii palju rohkem, et tegelikult täna on need poest ostetavad tsiklid nii head juba nagu letilt tulles, et tegelikult põhimõtteliselt sul sinna top 20 piirimail on võimalik ka maailma parimates sarjades sellega sõita. Okei, lihtsalt ainult ise endast nagu... kinni, ise pead gaasi põhe sõidma. Maha ei lase, jah? Ütlesid, et ühe reisi jooksul tegid sa seal USAs siis 3 etappi. Jah. See oli siis mitu nädalat sa olid seal? Me olime äkki 4 või... Olimegi mingi 6 või natuke peale. Okei. Et siis oligi, seal on hästi palju, sa pead otsima oma trennirajad seal ja asjad, et siuke huvitav reis oli. Ja need USAs võistlemine, mis see kõige hullem, see on suvel on ja kui sul on kuskil keset USAt see etapp, meil oli ühe korra, ma arvutasin ringi Fahrenheitidest, meil oli meie kraadide järgi 42 kraadi sooja. Et ja mingi 97 oli äkki niiskus. Mul ei ole siukest kogemust karjääri jooksul varem ei olnud, et nagu sa kärssad ja põled juba enne sõitused täiesti rihma omadega juba enne sõitus. Siis said aru, miks USAs on kõigil teema, et peab olema igal pool konditsioneer. Jah, täpselt. Meil Euroopas ei ole niimoodi. Ei ole. Sorry. Aga kuidas see nagu, kui need etapid on ja kus sina osalesid seal osas, kas need olid siis lähestikku üksteisele või kuidas te seal liikusite, et selles mõttes see tsiklid, ühes kohast teise... Meil oligi siuke sprinteri tüüpi buss, kus oli väike elamine ka sees, üks oli üles voodi, all oli siis tiiva, mis käis lahti on ja no vahepeal ikkagi võistluste vahel sa tahad nagu mingi hotelli või kuskil on ju, aga
ma ikkagi üritasin vaadata kalendrist sellise koha Eestis, ma pidin vaatama, et mul Eestis tähtsaid võistluseid ei oleks ja siis need etapid ei oleks päris nii, et üks on San Franciscos ja teine on Floridas kuskil on ju. Et Kesk-USA olid siis mingi 2-3 etappi ja siis see on ikkagi mingi 1000 kilti on vaja vähemalt sõita nagu etapid, et USA on suur maa, et seal lähestik ongi mingi 1000 kilti on ju. Et need etapid on nagu üle USA laiali, siis mõtlesin ikkagi selline nagu national sari, et. Sa ütlesid, et sa läksid Austraaliast sinna, nii Austraaliast siis sa ka elasid ja sõitsid? Ja, Austraalias ma olin pool aastat vist, see oli ka niimoodi, et ma olin kunagi USA's treeninglaagris, siis elasin selles ühes kompleksis, kus nagu renditakse tsikleid ja majutust pakutakse ja siis ühed austraallased sattusid ka sinna, kes tulid lihtsalt nagu hobimehed, tulid lihtsalt USA'sse, tahtsid Las Vegases käia, tahtsid natuke mootorratastega sõita, nad sattusid samasse kohta elama. Ja me sattusime suhtlema nendega seal kuidagi ja nad nägid minu seda ettevalmistust, et ma hommikul mingi 6 käisin juba jooksmas ja täitsin seal mingit toitumispäevikut ja asju ja siis nad hakkasid nagu huvi tundma, et kui tõsiselt sa teed ja mis sarja sa sõidad. Ja siis kuidagi sealt arenes nii kaugele, et nad olid ise hullud crossi fännid. Ja siis kuidagi oli nii, et ma pidin 2019 aastal sõitma nagu MM-sarjas, siis ma olin nagu järgmine sammu karjääris, et ma olin Eestist tulnud meistriks Soomes ja siis kuidagi oli nagu mingi mõte, et rääksin oma toetajatega ka, et nüüd oleks üks hooaeg nagu vähemalt mingi 5-10 etappi nagu MM-i sõita. Ja siis vahetult enne hooaega mul Soomest oli peatoetaja ja ta suri ära. Ja siis mul oli nagu siuke hooaja eelselt väga lahtine kogu eelarve ja lahtiseks nagu, et tema pani sellest nagu lõviosa, et ja siis ma kuidagi kirjutasin sinna sõpradele Austraaliasse, et kuule, et kunagi te mainisite ka, et on äkki võimalik tulla nagu Austraaliasse proovima. Neil on nagu päris suur profisari crossis seal. Ja siis nad olid mingi, et davai, et kindlalt leiame sul nagu võimalus, et põhimõtteliselt 3 sõpra panid oma tiimi kokku, ostsid ühe tsikli ja siis ehitasid mulle selle võimalikult heaks, nii palju kui neil oli seal võimalust on ju. Ja siis täitsa niimoodi sõpradega läksimegi seal Austraalia meistrikatele ja ma panin esimese sõidu kinni kohe. Ja see oli nagu üliäge, mul sellist kogemust nagu varem võib-olla karjääris nagu, ma arvan, see on üks suuremaid sarju, nagu ongi kindlalt kõige suurem sari, seal on ikkagi nagu ka suured rekkad tehase tiimid nagu kogu Austraalia meistrikad on ja ma esimese sõidu kinni panin, siis see oli päris äge oli. Neile eluks ajaks parim mälestus üldse ja seal mingid tiimipealikud jooksid ümber kuskilt, kes see on siuke ja see oli nagu päris äge moment mu karjääris, et kuskilt väiksest Eestist käruga haagisega tuleb kohal umbes on ja. Põhimõtteliselt mingi suhteliselt standardtsikliga ja võidab nagu sõidu ära on ja see oligi, ma olin teises sõidus ka olin vist, ma kukkusin, aga olin 5 ja kokkuvõttes ka veel poodiumil, nii et ülihea päev. Ja siis olingi pool aastat olin seal, võistlesin, sõitsin. Kuidagi seda nagu ma lootsin võib-olla sellel hetkel, et Austraaliast saab nagu mingiks ajaks mu kodupaik, et mul olid nii head tulemused seal on ju, aga kuidagi ma tundsin, et mingist hetkest, kui neil oli nagu valiku võimalus või noh, et kas austraallane või eestlane, siis ikkagi kuidagi pigem võeti nagu suurtesse tiimidesse austraallasi. Võib-olla mu tulemused ka iga krossi võitnud on ju, et kui oleks kogu aeg võitnud, ilmselt oleks mind valitud on ju. Aga sealt nagu päris sellist kohta ei jäänud, et nüüd oleks nagu sinna oma karjääri edasi tegema. Et sellist hullult tead nagu mingit, sportlas on tähtis elatist ka teenida on ju, et seal ei tekkinud ja siis ma olingi, sealt läksin edasi USA'sse ja siis kuidagi ringiga tagasi tulin nagu Eestisse, et siuke väga ütleme, siuke uus kogemus ongi mingites teistes riikides elada ja seal see crossi kogukonnaga hästi palju nagu kogemust on tulnud nendest. Et ma arvan, ma olen ise siuke olnud agar nagu võimalustest kinni haaraja ka, et kui ma Austraaliasse läksin, ma ei teadnud üldse, ma olin neid ainult mingi nädal aega kuskil USA's näinud on ju, et kelle juurde ma lähen, mis ma lähen, aga pakkisin oma koti selga ja ütlesin, et ma tulen, vaatan, mis saab. Aga sellised seiklused seletatud, kas kuidagi praegune nagu siuke Eestis oled kuidagi igav või ei ole või et see cross on ise nii äge, et kuskil ei ole igav seda teha ja sõita, aga loomulikult nagu mida suurem sari ja no sellel ajal ma olin ikkagi täis profisportlane ka, et minu töö oli ainult hommikust õhtuni trenni teha on ju, et selles suhtes ikka vahel mõtled, et see oli ikka äge ja ilus aeg, et läksid hommikul üles, läksid ratta selga, siis pärast käisid jõusaalis või läksid tsikliga sõitma ja nii see elu hommikust õhtuni käis, aga ma arvan, seda äget elu on nii palju olnud ja nüüd nagu, kus ma teen mingeid muid projekte, me teeme podcasti või teeme seal mingeid saateid või kuidagi nagu valutad südant selle Eesti motocrossi pärast ja üritad nagu mingis väikses viis oma panust sinna anda, et see nagu ägedam ja parem saaks, siis see on ka nagu väga äge aeg elust ja olla Eesti tasemel endiselt nagu siuke top 3, top 5 tasemel nagu sõitja ja küsija seal ikkagi parematel sõitudel, siis minust on väga äge ja kui tekib võimalust ja aega nagu näiteks elus rohkem jälle panustada sinna, siis ma ei näe, et miks me võiks uuesti sõita võita või nagu, et seal on nagu, meil on hästi palju ettevalmistusest kinni on ju, et näiteks viimased talved ma pole nagu välismaal enam laagrites käinud on ju.
et kui tekib näiteks eelarveliselt võimalus, siis on jällegi nagu võimalik ka sõita võitude peale, et ma ei näe, et miks mitte, et eelarve, kogu aeg saab mainitud seda. Mis on eelarve üldse? Kui palju peab panustama, et sõita eesotsas? Seal on... Mis need suurusjärgud on? Siis ma ütlen, igal ühel on kindlasti oma mingi number, on ju, aga... Kahtlemata, et oleneb palju, millise suure tiimiga ja niimoodi, aga ütleme nii, et miinimumprogramm... Millega sa sisse saad juba ise nagu sõitma? Aga et ikkagi eesotsas saad sõita. Et ainult Eesti tasemel? Näiteks Eesti tasemel, võtame alustuseks Eesti taseme. Jah, no ma arvan, et minusugused, ütleme, kui tahad ikkagi see lemmiks nagu ühes, olla nagu eesotsas sõita. No ma arvan, siukene 40-50 on miinimum. Aasta. Ja näiteks ma tean siseinfot, kunagi üks Soome tuttav mul, kes veab ise nagu seda koos Kimi Reikosega veavad seda Kawasaki tehase tiimi, siis nende eelarve ühe sõite kohta on 300–350 000. Et sealt ongi see, et... Eks see on alati, et sky's the limit, eks. Jaa, täpselt. Aga lihtsalt ongi, et sealt tuleb ka suures pildis ikkagi crossis loomulikult talenti ja kõik loeb, aga palju sa saad sõita, palju saad panustada ja sellele aega pühendada, see ikkagi sealt tuleb see eelarve, et loomulikult cross ei ole ju päris siuke, et võtad tossud ja lühkad ja lähed, et loomulikult sellepärast see eelarve nagu tihti sealt läbi kõlab, on ju. Ja meil siit väiksest riigist, kus crossi kogukond või üldse see toetajate ring on limiteeritud, eks see ongi siuke paras võitlus, et seda üldse nagu teha, et eks palju muid asju jääb tegemata sellepärast. Umbes protsentaalselt võttes, kui palju sellest 4-50 000 on tehnika, refid, kuluosad, siuksed, kui palju ülejäänud on see kõik muu sinna juurde kuuluv? No see, jah, ma ütlen seda eelarvet, see number on ka nii nagu suhteline, et kas sportlane arvestab sinna sisse enda elamiskulud, ma ei tea, sama hästi sportlasel on vaja nagu, ma ei tea, korterit üürida või näiteks, samamoodi, see on nii, kuidas, mis sa sinna sisse täpselt arvutada, on ju, aga tehnikaga on see, et kuidas keegi suudab mida sa nagu toetajatele suudad pakkuda ka, et kui sa oled väga heal tasemel ja suudad oma sponsoritele näiteks, ma ei tea, sikli maaletoojale väga head nähtavust pakkuda või oskad nende sikleid reklaamida, siis on tehnikat võimalik ka näiteks kasutusele saada, on ju, et selles suhtes ikkagi Eesti klassi maailmas on võimalik, kui sa heal tasemel kindlasti on nagu toetajaid leidub ja on võimalik teha küll. Et sa ei saa nagu, et kõik sõitjad ei pea nagu ostma endale päris nagu, et ma ostan näiteks 4 siklit endale. Mis on need põhikulud ikka, et refid lähevad iga kord uued ju? Ja ütleme, ega see kuluosa, ketid, hammakad, refid, see sõitmist, kui sa tahad tasemel sõita, siis vähemalt 100 tundi aastas pead nagu sikli seas ka olema, et palju sul neid reffe, kette, hammakaid asju läheb. See on suur kuluosa, ongi siis siklit, kas sa ostad või kuidagi rendid või mis iganes saada, on ju. See on suur kuluosa ja siis loomulikult see ma tea, räägime välislaagritest või võistlustele, sa ju pead ka, sul peab olema buss, on ju, sul peab olema diislit paaki panna, tsiklikütus, et tahad võib-olla natuke tuunida ka tsiklit, et ega see kuidagi koguneb suht kiirelt kokku. Aga nüüd, kui vaadata edasi, siis nii-öelda MM-i top 20 sisse mahtumise eelarve suurusjärk võiks siis olla? No see, ma ütlen, see 4-50, see ongi siuke päris miinimumprogramm, et üldse nagu mingilgi heal tasemel olla kas või kohalikus sarjas, on ju. No ma arvan, et selline, päris korralikult nagu MM-i sõita, kui me räägime tervest hooajast, kus on mingid Hiina etapid enda neest, ma arvan... Võib-olla jätame need välja, räägime sellest. Euroopas sõita, jah. Ma arvan 100 000 on siukene nagu korraliku tugeva sõita eelarve, et vaata siis ongi see, et siis sa saad nagu natukene nagu vahepeal hingata ka, et see ei pea päris nagu võib-olla nagu hing pääla kaelast tegema, on ju, et see on võib-olla siuke minu arust nagu selline nagu summa, mille eest sportlane saab nagu sportlane olla. Ja USA? See on suhteline, ma arvan, et kui USA kohalik teeb seal, siis see, ma arvan, suht sarnane see 100. Aga kui Eestist sinna minna, no siis on jälle kõik veel suurem, sest ei saa su paljud toetajadki ei tule kaasa, sest et mis nähtavust, ma ei tea, Eesti mingi... Aga kas USA sarjal on mingid payout'id ka, et kui sa oled stabiilselt top 20 näiteks, siis sa saad juba auhinnaraha või? Ja, ma arvan, et see eristabki USA-t võib-olla kõige rohkem MM-ist ka. Ja näiteks ka seda Saksa sarja, mida ma enne mainisin, Adaka on ju, et seal on ka, et see on auhinnarahad. MM-il on meil siuke promootor, kes on läbi aastate tegelikult sellise semiprofessionaali või sellise seal top 20 ja tahapoole sõitjate nagu elu päris põrguks teinud, et nad on auhinnarahad kõik ära korjanud. Ütleme, osavõtumaks on ju päris kallis. Nüüd nad on natuke alla tulnud selles, aga muidu meil oli mingi hetk MM-i sarjas ühe sõidu osavõtutasu oli 1000 eurot. Võistluse siis? Jah, et nad üritasid... Ja see on mitmepäevane? 2-päevane. Aga ja crossi meie jaoks on see kindlasti nagu täielik overkill. No see on ikkagi autoralli suurusjärk, eks ole. Ja, et see on crossi meie jaoks kindlasti overkill. Nüüd nad on minu arust kas 300 äkki on see osavõtutasu. Aga nad ei ole isegi, aastate pikkuselt on seda MM-i sarja väga jõuliselt nagu suretanud.
loomulikult nende eelarve juures mingid asjad on ka paremaks läinud, mingi väljanägevus boksidel või kuskil, kus nad korraldavad asju, et näed, et on nagu väga tasemel, on ju. Aga sõitjate poole pealt see miks mina oma karjääris ka võib-olla sa küsid, et kui ma läksin sinna, otsisin USA-sse või Saksamaale või Inglismaale, sest see oli selline muutumisaeg Krossis, kus nagu sihuke auhinnarahad kadusid ära, siuksel mitte päris tipus sõitjal ei olnud nagu head võimalust nagu proff olla, et oligi mingi 10 profi ja ülejäänud on kõik juba siis oma käe peal, on ju, et USA-s on kindlasti neid rohkem, kes saavad nagu siuksed semiprofessionaalid või sellega nagu ära elada. Sa mainisid siin, et Adakis on nagu auhinnarahad ja niimoodi. Kas nad on täiesti arvestatavas nagu auhinnafond siis, et saab isegi mingi osa võistluskuludest tagasi või? Jaa, oleneb kui hästi sa sõidad ka, et Krossi on alati nii, et esiots saab hästi suur kukkumine nagu, ütleme, et kõiges nii auhinnarahades kui tippude palkadega, et esimesed paar tükki saavad väga palju. See on igas spordis ilmselt suht sarnane. Et kui me võrdleme nüüd päris ausalt Krossi kuludeks, ta on ikka suht nagu pähklid, no mingi väga nagu puru ikkagi, et aga kui me räägime USA sarjast või näiteks neil on nüüd uus, ütleme, sihuke SMX sari, et seal ikkagi näiteks seal on hooaja lõpus, kui sa tuled 20-ndaks, see on siis supercross, motocross, need punktid lüüakse kokku ja see on 3 sellist nagu hübriidrada. Ja kui sa seal tuled 20-ndaks, siis minu arust äkki on $27,000 on näiteks hooaja lõpus sihuke auhinnafond. Aga noh, 31 sõitu, et sinna on jõuda ka. aga jaa, et kindlasti nagu suur osa, et Krossi medal oleks on tiimidel ka, et ikkagi Euroopa MM-il ja niimoodi tiimid on need tehased tsiklitootjad ja siis nende need tiimid on need, kes ikkagi põhiliselt nagu sõitjatele leiva lauale toovad. Et kui su tiimi ikka taga ei ole, siis sa pead rabelema kõvasti ise oma toetajad leidma, oma sponsorid ja kuidagi ise seda programmi vedama. No see on vist igal pool niimoodi, et... Muidugi. Ja ongi, kui sa Alja Loksale ei pääse, siis pead rabelema. Palju mehi mahub tehase tiimide nii-öelda palgale? See on nüüd natuke paremaks läinud, just ma ütleks, kui ma suures plaanis praegu kokku, ma arvan, MM-il on äkki mingi sinna 15 kanti neid MX1 klassis ja MX2 klassis äkki mingisugune... kes on niisuguse normaalse palga peal ka, ma arvan 10-15. Palju isegi? Täitsa, jaa, ma räägin, et Kross on võib-olla isegi, kes nagu ei tea, see on ikkagi nagu kandepinna, see suuruspost on päris arvestatav spordiala nagu, et seal on need tsiklitootjad ja kes panustavad ja sponsorid samamoodi. Harrastajaid on juba väga palju, kõik tahavad osta seda sama kaupa, mida nad siis müüvad. Jaa, täpselt, et seda on ja selles mõttes... Sest kui mina vaatan praegu peale, eks ole, siis Krossi tsiklid kui sellised, nad maksavad ju kõik suhteliselt sarnaselt. Mõni on 10 000, mõni on 12 000, mõni saab isegi 9 000, eks ole. Aga noh, hinna suurusjärk on nagu Kubatuuri ja siis on sama enam. Just 20-30% seal. Ei ole suurt vahet, et noh, Porsche või Ferrari või midagi. Nagu siis vaatadki selle järgi, et mis on head tulemust teinud, eks ole. Muidugi ikka vaadatakse. Ikka tundub. Ja mis näiteks praegu on Krossis väga hästi näha, et minu arust Kross nagu üleüldis maailmapildis on väga heas kohas praegu. Et meil on tulnud viimaste aastatega 2 uut tootjat sarja. Meil on MM-il ja USAs on siis Triumph, saaks Krossi tsikleid tegema, kes muidu ei teinud, on ju. Ja Ducati samamoodi, et neil on juba oma tiimid olemas, et see ju tähendab rohkem töökohti sõitjatele. Kui on tehase tiim, siis jälle 2 või 3 töökohta on sõitjatele juures. On ju. Kuidas nad konkureerivad vanad olijatega? Kuule, üllatavalt hästi selles mõttes, et Triumph on nagu, nemad tegid nagu selles mõttes üks otsus, et nad algul tulevad nagu MX2 klassi ja siis aja jooksul siis neil ongi praegu ja nad on päris hästi sisse tulnud, et päris häid tulemusi on teinud, nad küll ei ole veel mingit suurt tiitlit võitnud, aga nad on täitsa konkurentsis, võib öelda. Ja Ducatil on nüüd minu aasta esimene aasta MM-il, et nüüd nad laienevad nagu USA-sse veel ka. Aga eks see on kõva töö ja need vanad olijad, neil on ju nii palju seda datat ja kõik, et... See, nagu sa ise ütlesid, et kogu tulemus ei ole tsiklis, et ikkagi on nagu mehes ka. No ma ütleks, ma julgen seda öelda, et need, kui täna võtame siin tsiklid, siis ega kõik need, ütleme, kui sa lähedki ostad see 250 või 450 poest, siis kõik nad on nii head tsiklid, et valimisvärv meeldib. Et selles mõttes sinu kiirus ilmselt sellest nagu siis see sporti sisenemise tasandil nagu ei muutu, vaata, et need on kõik ikkagi täna see produkt on ikkagi seal poeletil nii hea, et valimisvärv meeldib.
aga on sul endal veel plaanis kuskile välismaale või kuhugi Eestist välja sõitma minna? Ma ei mõtle ainult siin Soomet ja Lätit, need on siuksed juba lähed juba veid käega, et show nagu omad inimesed. Eelmises saates rääkisid, et kui tahad välismaale minna, ometigi olid kogu aeg Soomet ja Lätit sõitnud, eks ole, et välismaa ma sain juba siis aru, et tähendab sealt veel 1000 kilomeetrit või natuke rohkem edasi. Ja kuidagi jah, see ongi, kuna väiksest saatjad see ümber ringi otsin neid võistlusi, siis see tundub kõik nagu see Baltikum ja Soome tundub nagu kodu, on ju. Et sealt edasi on siis juba nagu ongi Euroopa ja siis kuidagi USA, on ju. Ma arvan, et see sõltub kõik minu enda tasemest, et mis potentsiaali ma endast kätte saan, palju mul sinna suudan ise leida aega ja võimalust sinna panustada. On sul huvi üldse praegu? Kui kiirus ja vastupidavus kõik lubab ja mul on selleks hoogu ja leidub toetajaid ka, siis miks mitte. Et ma täna näen spordis, et nii palju on muutunud see, et 30+ sportlased igal alal on täna nagu muutunud vanasti krossimehed ka siuke 20 lõpp oli juba siuke, et tipud lõpetasid karjääre. Täna meil on maailma tipus 35-aastaseid ka, et see on nagu aja jooksul natuke muutunud. Ma tahtsingi küsida, et kas seal krossis on mingi ülempiir ka, et kus nagu... No ülempiiri otseselt ei ole selles mõttes, et aga nii-öelda nagu veteranide klass hakkab 40+. Okay, no siis kind of nagu see siuke... Ja, aga noh, mõtlen, et... Päris kurb võib olla praegu umbes siuke tead... enam-vähem hea 45-aastane ja siis nüüd vaadata, kuidas seal mõned mehed, kes sõidavad praegu MM-i tiksuvad seal 39 juba täis ja kurat, kohe tuleb minu klassi sõitma. No hea, meil on Eestis ja näidanud, Tanel Leok on 40 täis ja sõidab siiamaani veel või profisarjas ka 20 hulka ennast sõita heal päeval. Aga nüüd, kui ta otsustaks ühel päeval, et ta ikka vist ei viitsi, läheks veterane sõitma. See näeks praegu päris hull välja ja ma arvan, teeks nagu nii mitme ringiga, et demoraliseeriks teisi, ma arvan, et tal endal ka ei oleks põnev, et sellest ei läheks. Et aga jah, et see on nagu, kui vaadata täna, et kui see sportlane ei lõpeta nagu karjääri seal 29 ära, on ju, ja tal ei ole seda pausi sinna 40, on ju, kui ta teebki näiteks 35 täiega, siis noh, see veteranide tase varsti lendab ka. Ja seda küll, jah, point. Aga mis nüüd sügis käes, eks ole, mis eesmärgi nimel sina nüüd siis järgmiseks hooajaks töötad? Sa oled ju kindlasti mingid plaanid endale juba mõelnud, et kuhu, mis, eks ole, et noh. Muidugi. Ma ikkagi arvan, et see Eestis, kuna meil Eesti tase on nii hea ka praegu, siis ma tunnen, et minu selles, kus ma praegu oma karjääriga olen, siuke Eestis medali peal või tiitlivõitmine oleks nagu ülikõva. Et ütlen, et see on nagu ausas asi täna krossis, sest see on kõva tase. Ja siis, kui ma suudaks vahepeal välismaal käia kuskil maailmatasemel top 20 kandis sõita ja Adakil näiteks seal käia ja teha häid sõita, siis see minu jaoks nagu piisav, et nagu pigem jah sellist, et oleks fun ka ja sellist kuidagi nagu endal mentaalselt, et oleks sellist head minekut, et see drive ja siukene, see on nagu võib-olla kõige rohkem, mis ma täna otsin, et ja kui suudad noortega võistelda ja tegelikult ju see, et me peale 30 sõidame ja jäta järgi, see ju tõstab noorte taset ka. Et kui kodune konkurents on kõva, siis tänu sellele on ka noorte tase, et kui näiteks mina tulin MX1, siis seal oli paar meest, kes olid nagu väga tugevad, aga täna, kui noor tuleb, siis seal on mingi 6-7 juba vana tegijad ees, on ju, et ta peab ikka seal kohe ennast nagu, see valmistab ta välismaa jaoks palju paremini ette. Et ma arvan, et see, et meil vanad sõitjad nagu püsivad nagu kauem, see on spordile ainult kasulik. Et taseme tõstmise mõttes, et seda on ka USA-s ja MM-il näha, et 30+ sõitjad lihtsalt 20-sid tuleb kõik peale ja see tase ainult nagu tõuseb, et see on nagu äge. Aga võib-olla siia lõppu sellest räägiks veel, et noh, nüüd keegi vaatab siin, võib-olla on huvitatud või laps on huvitatud, et kuidas ta siis ikkagi sinna siseneda saab, kus mingi crossiliit.ee või noh, et kuidas see nagu päriselt välja näeb, et kui ongi mingi inimene, kellel näiteks laps sõidab vaikselt, on lihtsalt, ta võib-olla muidu maailmast on jumala võõras, aga nägi lapsele elektrikas jumala lahelas sõidab ja nüüd mõtleb, võiks ju minna kuskile sellega, mis need võimalused või kuidas sinna saab? No täna on meil õnneks selline hea abimees nagu Google või chat saab küsida ka, aga ma arvan, et msport.ee on nagu Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni ametlik leht, sealt saab kindlasti palju kasulikku infot, siis mis ma ennem ütlesin, see Särtsukas, sealt saab kindlasti palju infot ja no motoklubisi ma arvan, kas äkki EMF-i lehel on mingi nimekiri olemas, saab mõne motoklubiga ühendust võtta. Toimub ka mingeid selliseid noortelaagreid? Noortetrenne on ka Tallinnas isegi päris palju, et ma nüüd nimesi ei mäleta täpselt, aga kui natukene guugeldada ja teha otsingutööd, siis kindlasti neid nagu selliseid sporti sisenemise, need on palju paremaks läinud, et enam ei pea päris nii, et üksi päni hakkan kuskil põllul sõitma, et kui tahada lapse trenni viia, siis neid noortetrenne ja neid kogunemisi on küll.
et ja päris on väga head treenerid ja ma ütlen, et on nagu võimalus liituda selle kogukonnaga küll, et see ei ole, ma arvan, ülevõlli keeruline seda infot leida, et kuhu ühendust võtta ja kust see alguspunkt leida. Okay. Alustama peaks ilmselt võistlusele tulekuga ja vaatama üle, kas see meeldib. Jah, sa saad võistlemas või võistlustel vaatamas käia ja ma ütlengi, et meil on ju Estikate sari on selline, kus on väiksemad klassid, on suuremad, et kui sa mõnele Eesti meistrivõistlustele motocrossis kohale tuled, siis sa saad väga hea nagu, ma arvan, niisuguse elamuse ja nagu selle hõngu kätte, et mis asi see on, et kui kunagi ongi areng edasi sealt särtsukatest või kuskilt sa näed, millega sa ennast nagu seod. Aga nüüd saab Haisu ninna võtta Unibetter Enal kunast siis? 14-15 november, seal on mõlemal päeval täiesti ütleme niimoodi action packed, selline, ma arvan, seal seda möllu ja crossi sõitu tuleb nii palju, et saab korraliku emotsiooni ülesse. Ma arvan, et see on selline väga hea nagu, ma arvan, et üldse meelelahutuse mõttes see cross tuleb väga äge, et see, kui kes pole näinud, siis see agressiivsus ja jalgõlakarval sõitmine, mis seal selle väikse raja peal tuleb, et see on päris korralik vaatemäng. Seal tuleb päris palju sellist kavaldamist ja rammimist ja asja, et see on nagu siuke põnev. Ja hästi kiire, kogu aeg järjest pannakse peale. Ja, et selles mõttes see tulebki selline, et sa saad ikka oma actioni sealt kätte nagu, et saad sügises sõja siuke patareiläng. Et muidu sügisel eestlane muutub juba natuke siukseks võimasemaks, saad nagu siukse laksu, et seal on jah see oht, et võistluse tempo on nii kiire, et sa ei jõua õieti seal mingis purksipõtkaski käia. Magad veel maha mingi sõidu. Seal on ju veel trikimehi, kes näitavad seda freestyle motocrossi poolt on ju ja see on esinejad asjad, et see on nagu, ma arvan, ma räägin, et see saad kõva laksaka kätte sealt. Kuule, kui tihti sina või teete mingeid siukseid pulli pärast trikke asju? Supermani on ilmselt kõik tahtnud teha kunagi. Ja no nooremana natuke rohkem võib-olla proovis seal mingi jalga ja kätt lahti, aga see on natuke vaat see ka, et kui sa tahad nagu, ma ei tea, väga profisporti või tippudes, see trikid on päris ohtlikud. Ja risk on suur. Risk on suur, et noh, ma ei tea, sa oled seal mingi 4 kuud, 5 kuud ettevalmist käinud jooksmas jõusaalides, siis teed ühe mingi triki ja ma ei tea, murad seal midagi ära, et no natukene nagu pead nagu mõistlikult ka võtma seda. No, aga oled Supermani teinud? Kogemata olen teinud. Päriselt jah? No muidugi, aga see on nagu selline, et noh, mingi kukkumiseelselt või midagi, et sellist nagu nii kaugele oma trikkidega läinud ei ole, et oleks nagu Supermani, see on päris, ütleme, et kui sa tahad seda täis venitusse ennast saada nagu, et sa pead ikka, noh, see on ikka päris keeruline, et aga jaa, kui nüüd võtta mingid naljakamad kaadrid kuskilt, kui leiaks mingi kukkumis, siis kindlasti jalad taga sirged ja sodunalt tõhus on ju. Kindlasti on juhtunud ja korduvalt, aga jah, mingi, ma arvan, trikkide mõttes, ma arvan, mingi 2 kätt või tähendab 1 käsi ja 2 jalga lahti võib-olla jõus lastud ja siis, mis crossis on nagu selline väga, ma ei tea, kindlasti videosi näinud, et lastakse nagu hüppe peal, keeratakse nagu tsikkel tagurpidi, vaata, lastakse nagu niimoodi üle pea korra ja siis tagasi alla. Ei, külge ette visatakse nagu, et see on nagu whip on selle nimi. Ja et nad põhimõtteliselt keerad tsikli nagu niimoodi, siis keerad tagasi ennast, et see on niisugune, mida võib-olla iga crossi sõitjad ka teevad. Aga sellel on ju mingi mõte ka ju selles mõttes, ta ei ole lihtsalt triki pärast. See algas nagu show'st, et tehti finish-hüppe peal, lasti nagu tehti ägedat, aga sellest mingi hetk tuli siuke asi, et nüüd on nagu see natuke erineb sellest originaalsest nagu külje keeramisest, et nüüd on nagu selline asi, et võetakse hüppeid madalamaks niimoodi, et sa keerad nagu viske peal, enne kui see viske tipp nagu kätte jõuab, et sa õhku lendad, keeratakse nagu tsikkel külili niimoodi. Et see nagu põhimõtteliselt, mida see teeb, on see, et sa saad kiiremini hüpet ületada. Et ta ei viska sind nii kõrgele ja miks see nii on see, et sa ei lase amortidel lõpuni kompresseeruda. Sa keerad ennem tsikli külili ära, et sa ei võta nagu kogu seda hüppe viske, põhimõtteliselt sa ei lae amorte täielikult ära, et sa keerad nagu tsikli külili ja siis tänu selle saad palju kiiremini hüppes sisse minna. Ta ei viska sind nagu meeletult üle sellest maandumisest, et see on nagu küll väga, tänapäeva crossis peab seda väga palju kasutama. Et kui sa mõnikord näiteks crossi rajal kõnnid ja hüppe on ees ja see on näiteks pehmem pinnas, kus on sooned, siis tihtipeale need hüppe ja rada läheb nagu otse, siis sooned võivad olla niuksed, sest et kõik nagu keeravad sealt tsiklit nagu madalaks, et siin mõnikord vanemad mehed, kes on nagu MM-il näiteks käinud siin mingi 7-8 aastat tagasi üks Eesti sõit ütles ka, et ta ütles lõpp, et pole pikalt MM-il käinud, et nüüd lähen sõitu, vaatan sõitu ajal, et kõik sooned hüppavad hüppest mööda, ma tahaks nagu otse minna, aga tänapäeva sooned kõik keeravad, et see on muutunud aja jooksul jah. Üks USA sõitja kunagi tõi selle, ta avastas selle nagu, et niimoodi külili keerates sikkel, et saab poole kiiremini hüpata.
ja siis nüüd see on nagu väga popp värk, et juba tänapäeval on Cross on nii kaugele arenenud, seal mingi, ma ütlen, et seal mingid 9–13-aastased poisid juba õhus keeravad tsiklit ja teevad, et see on ikka inimesel on ikka väga suur potentsiaal nagu harjutada. Ma vaatasin mingit särtsukate videosid ja sealgi mõned poisid juba midagi siukest natukene sinna suunas tegid. Et ma olen siin mõnedelt isadelt isegi kuulnud, et peab poisse nagu tagasi hoidma, et keskendume ikka kiiresti sõitmisele ja tehnikale, et tahavad rohkem nagu ainult niimoodi teha hüppe peale, et no video ja pildi jaoks on äge ju. Ei no jaa, ja nad on vaadanud ka, kuidas suured teevad, eks ole, et no võtad ikka üle. Kuule, aga tegelikult meie aeg hakkab otsa saama ja meil on alati lõpus üks küsimus ka. Aga võib-olla kohandame seda. Me kohandame seda seekord. Kui me muidu küsime, et mis on see üks asi, mida kunagi ei tohiks oma autoga teha, siis me küsime võib-olla sinult, et mis on see üks asi, mida oma tsikliga kunagi teha ei tohiks. Ma arvan, et mind on vähemalt nii õpetatud, et meelega seda nagu kuidagi lõhkuda või et sa frustreerud näiteks sõidust või on mõnikord isegi näed tippsõita, et ta viskab tsikli maha või jätab see rajada. Minust üks asi, mida tohi teha, pead nagu tsiklit austama. Ta on sinu sõber, ta on nagu kaastöötaja või kaastööline, ta on nagu sinu partner. Et tsiklit tuleb austada selles mõttes, et kui ta läheb näiteks sõidu ajal katki, siis sa ei jäta ta sinna vedelema, see on kuidagi nagu selline spordimehelikkus minu jaoks. Et sa ei jäta tsiklit vedelema või viska teda meelega maha või noh, spordis ikka emotsioonid käivad üle ja on isegi tippe olnud näha, kes tsikkel läheb esikoha pealt katki, viskab, paneb jalaga sellele või midagi, vaat siukestesse ma ei taha näha, minu arust see on üks asi, mida tsiklil ei tohi crossimees teha. Et see näitab nagu spordimehelikkust, kui sa oma tsikli eest hoolitsed ja nõus, õige. Väga ilus vastus. Aga aitäh sulle, väga mõnusad vestlused olid sinuga ja mina sain vähemalt väga palju infot juurde ja targemaks, et tahaks kohe minna kohe raja. Ja tahaks küll, aga meil on see võimalus nüüd minna sinna novembris Unibetile ja vaatama, kuidas sul läheb seal. Jaa, suur aitäh kutsumast. Tuleme läbi, surume käppa ja... Just. Aitäh ja jõudu ja kohtume teiega järgmisel neljapäeval. Ja täname muidugi oma partnereid, Baltaierit ja Glassdrive'i.